kallis spordisõbrad! Täna oleme kogunenud oma kaameraga siia Metsavenna tallu, kus toimub Rõuge ja Mõniste hokimaavõistlus. Nagu näete taustal, oleme juba natuke hiljaks jäänud, sest mäng on juba käimas. Väga pingelises heitluses juhib Rõuge praegu 3-1. Nagu me mäletame, eelmisest hooajast võitis Rõuge Mõnistet samuti ja ka täna on meil juba olnud piisavalt õnnehõikeid. Taas Lauri. Kas läheb üksinda? Ja söödab. Ja värav! Värav! Taas sündis. Rõuge on juhtimas 4-1. Rõuge on juhtimas 4-1. Taas kord Kaidur skooris. Mängid vastasvõistkond enda värava juures väga ohtlikult, kuid siiski kindlalt saab söödu. Lauri Pilv söödab vahelt, võtab litri ja praegu oleks õige aeg värava ette sööta. Kas jääb võitluses peale? Ei, siiski mitte. Rõuges mängitakse juba 3. hooaega hokit. 3 päeval nädalas saavad koolimaja taha rajatud liuväljal kokku ligi 30 meest, kes seal oma oskusi lihvivad. Rõuge Snaiprite nime kandvas hokiklubis mängivad nii koolipoisid kui ka soliidses eas mehed. Jaanuari algul pandi end proovile Metsavenna hokiklubi vastu mängides. Ja oleme intervjuulu saanud Lauri Pilve. Lauri, Rõuge Snaiprite meeskonnas esimene suur mäng. Oled löönud juba praegu 3 väravat. Kuidas ise rahule jääd? Kindlasti on emotsioonid laes. Kindlasti on see väga hea mäng on. Ka sõjavägi on oma töö teinud, andnud kõvasti energiat ja jõudu juurde. Ja... Nii et oled praegu rivis? Just nii, et jalad püsivad ja saab tõugata kindla jalaga kiirust edasi. Ja... Kuidas on järgmisel veerandal minna? On jaksu? On, kõvasti jaksu. Ja toetajaid on sul väga palju, sest mänguoskused on sul väga kiita ja edu järgmisel veerandajal. Aitäh fännidele! Ja nüüd väga ohtlik rünnak Metsavenna talu poolt Rõuge võistkonnale. Vaatame, kas tuleb siit ka värava olukord ja söötaks peale. Ei, Kristjan Kimmel oli väravas seekord kindel. Kristjan Kimmel esimest korda jääl sel hooajal väravavahina ja Rõuge Snaiprite väravahina ja uskumatu töö, uskumatu stabiilne väravahitöö. Kuidas ise kommenteerid ja ise rahule jääd? Alguses võib rahul olla, ma enam arvasin, mis äänest on, aga kunagi on proovinud. Aga nüüd enam-vähem. Ütle nii, et võib edasi ka mängida. Et oled mõelnud jätkata väravahina? Ma arvan küll. Algul mõtlesin, et ei, aga nüüd võib proovida isegi. Igal juhul edu sulle järgmisel veerandajal. Aitäh! Olgugi, et Võrumaal mängitakse hokit väga vähe, on põhjuseid mängu nautimiseks küllaga. Mõnus füüsiline koormus, uisutamisest saadav hea tunne ja muidugi seltskond. Jaak, oled väga stabiilselt mänginud. Kaidur kiidab sind väga heade söötude andmises. Kuidas ise kommenteerid? Meeskonnast peitub jõud. Meeskonnast peitub jõud? Ikka. Ja toetavad, hoiavad püsti, keeravad ringi ja löövad väravad ka minu eest ära. Emotsioonid on laes? Ikka. Rõuge juhib 4-1? No nagu alati. Nagu alati. Aitäh! Palun! Rõuges on hoki nõnda populaarne ka seetõttu, et vald on võtnud suuna jääl mängitavate alade arendamiseks. Plaanis on Rõugesse rajada jäähall. Tänavu valmib uue tulevase jäähalli väljak. Järgmisel talvel saavad Rõuge Snaiprid harjutada juba täismõõtmetes platsil. Oleme saanud siin intervjuule Meelise Metsavenna hokiklubist ja kuidas võõrustate täna siin Rõuge võistkonna Snaiprid? Kuidas mäng siiani tundub? No tundub nii, et Snaiprid on nagu rohkem harjutanud ja rohkem väravaid löövad, aga praegu veel viimane poole kees kõige teravam, et meil on viimased paugud veel viimaseks perioodiks jäetud. No loodame, et tuleb veel vägev heitlus ja nii et Rõuge Snaiprid väärivad ikka enda nimed. Ja ma kuulsin ja vaatsin, et teil oli nime konkurss kõva ja väga hea nime, aga ma arvan, et kevadeks me proovime suurtükiga vastu minna Snaipritele. Et praegu me veel siin nii vaikselt põõsas ja ei ole õieti harjutada saanud, aga kevadel siis, kui hooaja lõpus jälle siin tuleb suur sõpruskohtumine Rõugega, et siis me tahame sel aastal kindlasti võita. Aga loodame parimat ja et ikka kohtumisi toimuks veel sel hooajal. Salm on pikk. Aitäh, et tulite ja kindlasti loodame. Me tuleb Rõugesse ja ma loodame teid siin ka näha veel. Edu nüüd mängus! Aitäh! Sel korral Metsavenna suurtükid veel väga kõvasti ei paugutanud. Rõuge Snaiprid võitsid sõpruskohtumise 8-5. Aitäh võõrustajatele, varsti kohtume taas!